Kohe ma räägin. Tere tulemast osalejad, arvajad, tere tulemast publik siin kohapeal ja ekraanide taga. Olete siis tulnud või sattunud kuulama teadusala arutelu, kuhu me läheme, kui me magama jääme. Ja kohe alguseks siis ütlen ka ära, et mitte, et see kogu teema sellest on ajendatud, aga see eesti keeles võib-olla me ei tunne enam ära, aga tegelikult see pealkirja sõnastamine, kui me otsisime pealkirja, siis me saime ka inspiratsiooni Billie Eilishi albumist Where Do We Go When We Fall Asleep. Aga sellise väikse nii-öelda fun factina. Kohe räägime sellest, kuidas arutelu siia ka teemalali jõudis. Mina olen Aija Saakova, olen ametis Eesti Kirjandusmuuseumis vanemteadurina veel praegu, olen kirjandusuurija, aga muidu ka kirgliks vestluste vormi austaja ja seetõttu olen ka seda vestlust siia modereerima sattunud. Ma teen hästi lühikese tutvustuse ja siis ma annan igal ühele sõna rääkida täiendavalt endast ja sellest lähenemisnurgast. Meil on Jüri Ennet, arst, kellel on oma vaade. Meil on Mare Kõiva, folklorist. Meil on Krista Ojasaar, luuletaja, kultuurikorraldaja ja meil on Neeme Närip, kes on taustalt klassikaline filoloog ja õpetab vana-kreeka ja ladina keeli. Eesmärk seda teemat siia tuua on just nimelt selline erinevate valdkondade vaade. Ja see teema sündis arutelude käigus, aga selle algataja on Mare Kõiva, kes istub ka täna siin publikumis, või tähendab siin selles arutelu laua taga. Ja seetõttu ma tegelikult alustuseks annangi, Mare, sinule sõna, et sinu uurimisteemade hulgas on unenäod, mitte just kesksel kohal, aga nad on kindlasti olulised ja sul on ka hulgaliselt uurimisainest, mida sa võib-olla täna meile natukene ka tutvustad. No ma arvan, et ma tutvustan tere sel juhul, kui te esitate mulle küsimusi. Et muidugi ma paratamatult iga folklorist puutub kokku unenägudega juba selle tõttu, et ilmutused ja nägemused on väga lähedased tegelikult unenägudega. Unenäod on, kui vaadata rahvaluule tekste üldse või neid tekste, mida inimesed omavahel räägivad, siis nende hulgas on unenägudel hästi suur roll. Vanasti oli väga suur, põrutavalt suur. Et võib öelda, et see suuline kirjandus, et seal oli kas raamjutustusena või põhijutuna oli unenägusid palju sees. Ma ise olen uurinud tegelikult lähemalt rahvapärast arstimist ja loitsusid ja kuidas siis loomulikult vanasti oli, põhiküsimus oli see, et kuidas olla väga ärgas. Nii nagu tänapäeval on põhiküsimus on see, et kuidas hästi magada. Nii et selle tõttu ma arvan, et ja lisaks ma olen ise kohutav unenägija. Ma näen väga palju igasuguseid asju ja ma olen kogemata välja mõelnud päris väiksena ka nipi, mida Jüri Ennet nimetab enese balansseerimiseks. Ja enese balansseerimine erinevate uskumuste vahepeal on midagi, mida inimene tegelikult peab hästi valdama või õppima valdama, et hakkama saada. Aga minu poolt praegu kõik. Ja, võib-olla tulemegi kohe siis Jüri Enneti juurde, et see uni ja unenäod on nii oluline osa, ütleme siis pool aega, kolmandik aega meie elust. Tähendab, neid uneprobleeme on nii ühel inimesel kui teisel inimesel ja neid on ka siis psühhiaatril. Psühhiaater läks siis osakonda ja osakonnas poistel oli väga hea tuju. Tohter küsima, et poisid, miks teil nõnda hea tuju on? Ja kõik poisid kooris vastasid, doktor, te olete nii meie moodi. Nüüd on probleem, et kelle moodi siin olla, et asi peale läheks. Unega on selline asi, et kas sa tahad või ei taha, oled sa noor või vana, mees või naine, ühe diagnoosiga või veel ilma diagnoosita, igal juhul me sellega kokku puutume, ka psühhiaater. Mismoodi me kokku puutume?
õhtu on lähedal, hommikuks on selge, kõik. No nii, läheme edasi selle lühikese tutvustusringiga. Krista, räägi, kuidas sulle unenäod on tähtsad, miks nad on sul tähtsad? No unenäod on mulle tähtsad sellepärast, nagu Mare ütles, ta on kohutav unenägija, ma olen samamoodi väga suur unenägija, teadlik unenägija sealhulgas. Ja minu jaoks on see osa loomeprotsessist. Ma pidasin umbes 15 aastat unenäopäevikut ja ühel hetkel ma loobusin, sest ma sain aru, et miks ma pean kirjutama kõigepealt selle unenäo üles, kui ma saan kirjutada selle kohe luuletusena. Et miks see üks vaheetapp sinna veel. Et see on minu jaoks loomulik osa. No, loomulikult on ta nagu kõigil, eks ole, enesekorrastamise jaoks vajalik ja nii edasi. Aga loomeprotsessis on see tegelikult minu meelest, minu jaoks on ta vältimatu. Võimalik, et on neid, kelle jaoks on see kuidagi teistmoodi. Aga siis tänaseks festivaliks siis valmistudes ma rääkisin mitme inimesega sellel teemal. Ja näiteks graafik Lilli Grõud-Repna ütles, et see sama seisund, mida ma talle kirjeldasin, et kui ma kirjutada pikemaid tekste, luuletsükleid ja midagi, et sa pead selles ühes samas meeleolus olema, see üks ja sama voog, eks ole, mis tekib. Et selline unenäoline seisund või see unejärk veel oleku vahepealne seisund, kus sa saad kätte selle mingisuguse kujundi, mida sa võib-olla muidu ei saaks. Et kui sul tekib hoopis teistsugused seosed sellises olukorras. Et kui sa väga keskendunud, väga pikka aega, ma ütleksin, see meditatiivselt tegeleb millega, graafika tegelikult on väga aeganõudev protsess, siis see sama unenäoline seisund, mis tekib, et seda sama seisundit saad ka ise tekitada. Et ta ütles, et tema jõudis tänu sellele loomeprotsessile selle lucid dreamingu juurde, see on samas unenäo kontrollimine, et tema jaoks ongi see unenägu nagu elu loomulik osa, et sa saad sealt kätte mingid kujundid, mida sa võib-olla argielus ei kohta. Ja mulle ütles see sama ka kunstnik Henri Hütt, et koreograafias on ka unenäod ja see vooseisund, unenäoline seisund on hästi oluline teema praegu. Et just see sama, et loomeprotsessi osa või see, kuidas sa midagi läbi elad, mida sa endast välja annad selle kõige käigus. Et sellepärast siis ma julgeks teha mingisuguse üldistuse, et vähemalt osadele loojatele on unenägu või unenäod või uni midagi väga loomulikku, mille põhjal sa midagi teed, kirjutad, maalid ja nii edasi. Ja ma võib-olla lihtsalt kommentaariks ka omalt poolt, et ka eks ju, kirjandusega seotud inimesena Ene Mihkelson, autor, kelle loominguga ma olen pikalt tegelenud, et tema ka kasutab, nii nagu sa praegu välja tõid sinugi loomeprotsessist, just neid unenägusid sellise töövahendina või unenägemist selle kirjutamise abivahendina. Ja unenäod saavad ka osaks siis romaanidest ja uni või selles unenäolises seisundis, nagu sa seda kirjeldasid, saadud teadmised on sageli teistsugused nii-öelda need teadmised, eks ju, et midagi nagu läheb kokku ja Mihkelson on nimetanud seda siis lühiseks või lühiühenduseks, et juhtub midagi, mis võib-olla võib ka tegelikult teadvusel olles loomulikult juhtuda, aga võib-olla seal uneseisundis on see tõenäolisem lihtsalt. Aga läheme võib-olla nüüd Neeme juurde ja sulle sõna lühikeseks tutvustuseks. Jah, et mina olen siis klassikaline filoloog ja selle tõttu ma arvan, et minu distsipliin on hästi selline tekstikestne või selles mõttes, et eks ole nendest vanadest aegadest, vanast kultuurist, mis praegu ei ole nii-öelda enam elavana kättesaadav. Põhiline info tuleb ainult tekstide ja nagu lugude ja jutustuste kaudu. Et me saame nagu sellest mõttemaailmast osa ainult selle teksti vahendusel. Ja ühelt poolt need unenäod, millega mina saan ilmselt täna panustada osaliselt peale enda unenägude, nendega ma saan ka panustada. Aga et need minu erialased unenäod pärinevad ka
eks ole, kirjandusteostest või siis vähemalt mingit muud sorti tekstidest ühelt poolt. Aga teiselt poolt, miks ma seda teksti ja loo kesksust nagu praegu rõhutan, on see, et ma arvan, et ka unenäod on mingis mõttes nagu lood, narratiivid, millele me otsime tähendusi ja me oleme kogu aeg hädas sellega, eks ole, et kas tal on tähendus või mitte. Ja põhimõtteliselt on need siis lood, millega me puutume kokku isegi enne kindlasti lugema õppimist, aga võib-olla isegi enne rääkima õppimist, võib-olla enne, kui me ise midagi verbaliseerida suudame, on meil juba peas mingi lugu. Olgu see nii lihtne kui tahes. Aga et siis minu lähenemine sellele unenäole võiks siis täna olla selline lähenemine unenäole kui loole, millel siis võib olla mingi mõte, mingi sõnum või mitte. Võib-olla siin on mitu ust, kust siseneda, aga võib-olla siseneme niimoodi, et ma küsin nüüd Jüri enne teie käest, et siin oli juttu sellest loojate unenägude kasutamisest või siis lausa siis sellisest unenägude kontrollida püüdmisest, sellise seisundi loomisest, aga samal ajal me teame, et seal võivad olla ka ohud. Või kas on ohud selles unenäo? Kogu elamine on ohtlik tegevus sünnist surmani. Lühidalt võttes oleks olukord selline, et inimene saab informatsiooni välismaailmast ja sisemaailmast ja see informatsioon saab siis emotsionaalse laengu. Ja siis pärast hakkab inimene seda analüüsima, et miks see emotsioon oli niisugune ja miks ta on siis naasugune. Kuna igapäevane elu on nüüd aktiivne olek ja uneolek, aktiivne ja uni siis selliste nägudega, mis meelde jääb või selliste nägudeta, mis meelde ei jää. Ja samad need positiivsed või negatiivsed emotsioonid tulevad ka siis sinna unenäkku. Nii, nüüd inimene ärkab öösel üles, nägi hirmus tund, higine ja värises, et sellest tuleb teha siis järeldus, et organismil on mingisugune probleem kohanemisega, kas siis väliskeskkonnaga või sisekeskkonnaga. Ja samuti võib olla siis asi positiivne, nii nagu Uku Masing ütleb, et kui meil on religioosne ekstaas, selline seisund, siis on hea loomingut teha. Nüüd ongi, et kui me saaksime need unenäod ka sellesse registrisse, et on nagu emotsionaalne või religioosne ekstaas, siis luulesulg jookseb, luulelend läheb kõrgele ja nõnda edasi. Ehk see on nagu kaks ainsus, virgeolek ja uneolek ja unenäolek, see on kõik üks tervik. Ja nüüd, kuna me seda uneasja täpselt ei tea ja väga paljusid asju me veel ei tea, siis me saame sealt lihtsalt nükke või informatsiooni, noormees või neiu, et midagi on korrast ära, et siis täpsusta. Ehk neid asjad, mis seal siis unes esile tulevad, need on nagu sümbolid, mis annavad märku, et tegutse. Kui me midagi ei tegutse, siis kõik on jälle nii nagu ennegi. Nii et selles mõttes unenäodel on üks pool ja teine pool ja meie ütleme hea või halb, aga absoluudil on nii, nagu nad on. Aga see kogemine, eks ju, et on higisena ülesärkimine, et see on reaalne hirm, reaalne tunne, eks ju? Tähendab just nimelt, kui inimene saab informatsiooni, siis esimene tasand on emotsionaalne reageerimine. Vanasti õpetati esimene signaalsüsteem Pavlovi ja teiste tarkade järgi. Et kui see on ainult emotsionaalne reaktsioon ja me ei saa aru, kus ta tuleb või miks ta tuleb või kui suur ta on või miks ta naasugune on, nii kaua me siis oleme nagu praepannil ja siis õli ka juurde ei panda, kuiv praadimine. Nii et aga meil on sümbol ja siis teatud juhtudel on see sümbol juba selline, et annab vihjeid loomingu puhul, see on positiivne külg, ja teistpidi, kui niist loomingut ei ole, siis annab ta sellise vihje, et midagi on vaja muuta. Ja nii nagu targad omal ajal ütlesid, et asi paremaks läheks, siis on vaja midagi muuta, aga kui me midagi muudame, siis ei või alati kindel olla, et asi paremaks läheb.
kuidas ta läheb, selgub hommikul. Selgub hommikul. Nüüd Mare, ma veel ei jäta veel teid nii-öelda rahule, et Mare siin tõi sellise mõiste nagu enesebalansseerimine, et see on teie välja pakutud mõiste, et võib-olla te seda ka laiendate veidi? See laiendati mulle nii, et ma ei olnud laiendamise juures. Ahaa, olgu nii. See on, tähendab veel kord, kui inimene loeb head teksti ja seal tekivad oma mõtted, siis on tekst on hea ja omad mõtted on ka head. Ja küll, läheme siis siit praegugi otse kohe Mare juurde, et võib-olla sa alustuseks seda enesebalansseerimist siis laiendad. Tead, võib-olla on asi selles, et väga paljud asjad, mida me unes või une ajal kogeme, on tegelikult, uni on selles mõttes unikaalne jutustus, unikaalne looming. Esiteks, kindlalt ta tuleb sinu seest ja see on üks väheseid jutustamisliike. Me võime loomulikult karta hirmujuttu nii, et jube. Ja meil on tegelikult teatud kirjandusteosed ja teatud filmid, või toidud, eks ju, vaatad peale, tead vastik õudne jõle ja reaktsioon on täiesti füüsiline. Minu jaoks on võib-olla nende unenägude juures ongi hästi võluv on see, et ta annab korraga nii füüsilise reaktsiooni, kui ta mõjub su vaimule. Ja nüüd, kui me vaatame niisugust mütoloogiat või Eesti vanausundit, siis seal meil on kõigest üks ja veel mõned olendid, kes võivad sind une ajal väga oluliselt mõjutada. Ja nende tõlgendus on aja jooksul väga kõvasti mõjunud. Kui vaadata tänaseid inimesi, kes satuvad une ajal painaja kogemuse osaliseks. Ma tean, et arstid ja ka Ameerika folkloristid püüavad seda une hapnoega ja muude selliste haigusterminitega seletada. Aga nüüd minu jaoks on alati niisugune kuratlik küsimus, et vanasti selleks, et sa painaja saaksid, sa pead moraalselt või eetiliselt väga valesti käituma. Sa pead kellelegi tegema liiga. Sa pead kellegi suhtes olema väga ülekohtune. Sa võtad kas temalt midagi ära ja pigem see on selline nooremate inimeste, mitte väga vana inimeste probleem. Ja kui sa selle lahendad, sa palud näiteks andeks sellelt inimeselt, ütleme, et sa lubasid neiuga abielluda, aga tegelikult leidsid hoopis soodsama, hoopis ilusama või toredama. No rääkige mulle, mismoodi läheb unehapno ära, kui sa vabandad, mitte midagi ei juhtu. Kui sa vaatad Eesti või ükskõik millise rahva pärimust, vabandad, oled kena teiste inimeste vastu ja oled haigusest prii. Ja või näiteks see, ma usun, et mõnedki teist on elu jooksul sattunud sellise kogemuse osaliseks, et kellelgi on tegelikult seesama klassikaline painaja, ehk siis inimene vaevleb mingi nähtuse kallal ja tal on vaja mingit vabanemist, tal on vaja mingit olukorrast välja tulekut. No vanarahvas õpetab seda, et kuula, mida räägib see, kellel on parasjagu painaja kallal. Mina mäletan õudusega, kuidas mu vanaemal oli painaja. Ta rääkis tundmatus keeles, olematus keeles. See oli niisugune kohutav mõmin, et kuigi mul oli käsk, et vanaema tuleb jalamaid üles äratada, teda tuleb raputada, no sinna tuppa. Selle inimese juurde, kes räägib, ma ei tea, kelle keeles, mina küll minna ei julgenud. Aga vanaema ise õppis ära teise nipi, et kui sa saad varbaid või sõrmi liigutada, siis see unenägu läheb mööda. Ma ei oska neid seletada. Ja kui sa juba räägid rahvapärimusest, siis kuidas on lood nende luupainajatega, et mille puhul on õpetus, et otsi üles, kus seinas on auk ja pane sinna pihlakane pulk ja siis vaata, kes tuleb ja ja kui sul on kena neiu, siis abiellu temaga. Saad painast lahti. Nojah, ainult, et sa ei tohi sellele neiule kunagi öelda, kust sa ta said. Jah, sest et muidu ta läheb minema selle sama augu kaudu. No, enne kui me küsime arsti kommentaari nendele küsimustele võib-olla Neeme, et sul on kindlasti ka kaasa tuua midagi Vana-Kreekast. Sa mõtled nende painajatega seoses või kuidagi? Mitte ainult painajatega seoses, aga võib-olla on ka painajatega seoses, aga kuidas unenägust üldse nagu, mis on nende roll või kuidas nad üldse olid olulised, ei olnud olulised, tõlgendati? Olid küll olulised jah, et ütleme selliste painajate kohta ma nüüd ei oska väga palju rääkida, aga et põhimõtteliselt nende jaoks oli oluline see
unenäo sisu või noh, põhimõtteliselt unenäod olid ikkagi ennustusvahendid ja nagu üks oluline punkt oli vahet teha nii-öelda ennustusunenäol ja siis mitte ennustusunenäol või noh, nagu et eks ole me näeme ilmselt kogu aeg mingeid unesid, aga teatud unedest siis tasub neid sümboleid otsida. Ja noh, põhimõtteliselt need unenäod olid nii tähtsad lausa, et tegelikult ma tahtsingi teile rääkida sellest, et see unenägude tõlgendamine on nende jaoks praktiliselt selline üks tsivilisatsiooni märke nii-öelda selles mõttes, et Aeschylose aheldatud Prometheuses räägib, noh, seal on Prometheus, kes siis räägib sellest, kuidas ta inimestele, me kõik teame, et ta tõi tule, eks ole, Prometheus on siis ka nii-öelda no sümbolina, jällegi ise ka sümbolina selline tsivilisatsiooni tooja ja siis ta räägib, mida kõike head on ta teinud inimestele ja see alguses ta ütleb, et enne tema tulekut nii-öelda inimesed ise elasid nagu unenäo vaimud. Seejuures nad elasid maa all nagu sipelgad ka veel öeldakse. Aga et siis tema tõi inimestele igasugused kunstid, noh, kõigepealt mainib ta, ütleme, arvusid ja noh, arvutamist, matemaatikat ja kirjatähti. Üsna ruttu läheb ta ka selle juurde, et ta õpetas inimestele seda, et millised unenäod nii-öelda täide lähevad või nagu unenägude mingis mõttes tõlgendamine ja ütleme siis eristamine või noh, ennustamine unenägude põhjal. Nii et siis ütleme, näib, et teatud mõttes on selline unenägude tõlgendamine üks selliseid, ma ei tea, tsivilisatsiooni protsessi verstaposte. Et no, nagu see on seesama, miks ma alguses ka sellest narratiivist või loost rääkisin. Ja selle loo nii-öelda mõtte leidmisest, et see on nagu umbes meie kultuuri üks tegevusi, kultuurilisi tegevusi. Ja mis puutub nendesse unenäo kujudesse, siis nagu ma ütlesin, neid painajaid ma praegu kohe välja tuua ei oska, et on küll mõned sellised sümbolunenäod, mis näevad väga koledad välja või nagu, kus on koledad sündmused juhtuvad, küll aga need isikud, kes nii-öelda ennustusunenägudes meile tulevikku räägivad, need on ka nagu reaalsed, no ütleme sellised konkreetse kujuga isikud, enamasti on nad kas meie sugulased või tuttavad, et siis ilmuvad küll tegelased unedesse, aga et ütleme siis mitte hirmsad enamasti. Ma mõtlen nüüd just ikkagi tagasi tulla, et siin oli nüüd painajatest juttu, kuidas neid, mis rahvausund ütleb nende ravimiseks, aga ikkagi see uneapne või ütleme võimetus magada on tõsine, eks ju, haigus ja on terve rida inimesi, kes selle all kannatavad ja noh, me siin, Mare oli ka otsinud välja nagu fakte või noh, tähendab sellist infot selle kohta, et tegelikult me teame, et magamatus noh, mõjub meie närvisüsteemile, on nii ja noh, teatud mõttes ka siis järelikult lühendab meie eluiga. Lihtne on nagu kiigemudel, et kui me kiiget lükkame sinna aktiivsuse pooles, et rohkem tulemusi saada, ka loomingut lükkame, siis ühel hetkel enam ei jõua lükata. Koolipoiss enne kooliminekut juba teab, et kiiget tuleb ka sinnapoole, puhkuse poole, une poole lükata. Ja siis, kui need on tasakaalus, siis asi toimib. Nüüd on nende unehäiretega, need on mitmes lehes ja siin ei ole selline asi, et tuleb tohtri juurde kollast tabletti ja siis on kõik korras. Kui tal oleks ainult üks põhjus ühe tabletiga ja need mured murtud, siis oleks asi lihtne. Asja tuleb vaadata laiemalt. Jung ütles, et inimesel on probleemid, siis ta nagu mõraneb ja et neid mõrasid kokku panna, selleks on vaja terve rida variante. Üks on siis mandala, ühed on siis nagu need mingid muud märgid, mütoloogia, kirjandus ja nõnda edasi. Me peame saama ühe abivahendi, et see mõranenud isiksus, mütoloogias oli nii, kõik vägev suudab. Ilusas loomingus ja luules oli selline, et ihukarvad tõusevad rõõmust püsti, tähendab, me leiame
selle abil variandi, mida teha. Ja täpselt samasuguse variandi peab siis leidma iga patsient või kellel unehäired on, et ei piisa ainult sellest unerohust. Unehäired on väga palju, tähendab see arv, mis te teate, korrutage 2 ja liitke veel 2 ja siis jääb ka veel osa märkimata. Nii, nüüd on see, probleemid on siis nagu mitmekihilised ja kui me nüüd esimene tohtrina alati vaatan, et äkki on mingisugune haigus, et põlegu uneaeg, aga ta on nagu unes ja siis ajab neid ära. Patsient läks ka tohtri juurde ja ütleb, näe, hüppavad ja kargavad siin. Tohter ütles, ära aja minu peale. Tähendab, siin on nüüd lugu selline, et need häired tekivad mitmel tasandil ja kui me nüüd meelepetteid vaatame, siis kõigepealt tekivad kuulmise meelepetted ja kui juba nägemused tekivad, see näitab eriti suurt psüühika probleemi, näiteks deliiriumi puhul. Kuidas nii tarkade asjade juurde jõuti? Enne teist ilmasõda oli lugu selline, et targad psühhiaatrid ja väga targad patsiendid siis suhtlesid haiglas ja siis tark psühhiaater nägi, et kui on epileptik, krambid või siis teine patsient on siis skisofreenik, et kui on epilepsia, siis skisofreeniat ei ole. Teada on hea, aga kui sa seda teadmist ei kasuta, siis mina ütlen, õpetatud jobu. Aga kui sa oled nii, et hakkad nüüd seda kasutama, siis skisofreenilised protsessid või niisugused psüühikahäired, et oleks vaja tekitada krampe ja siis tekitatigi krampe algul siis arstirohuga, pärast tekitati siis insuliinkrampravi ja EKR, mis nüüd on elektriimpulsravi, seda kasutatakse kuni tänase päevani. Ehk teiste sõnadega see probleemistik, ka unenäod ja nende olemus ei ole ainult ühe tasandi peal, vaid haarab kogu psüühikat ja kogu psüühika ja keha, see haarab kogu ühiskonda ja jõuab sinna siis jumalusteni välja ja loomingu tippudeni välja ja nõnda edasi. Minu jaoks on siis see unenägu või siis see läbielamine, ta on impulss selleks, et Jüri, hommikul ärkad ülesse, sa pead midagi siis ette võtma või tegema. Mul on siis voodi kõrval niisugune sama ilus lauakene, seal on siis üks raamatukene, mida ma täna loen või teine raamatukene, mida ma homme loen ja seal on ka siis sulepea ja siis kui öösel siis ketrab, ärkan üles, ma panen sinna ühe märgi maha või ühe sõna, see tähendab seda, et hommikul ma pean selle probleemiga tegelema. Endale selgeks tegema, kas see on nüüd probleem minus või ühiskonnas või nende vahelises suhetes. Ehk selle ringi küsimusi võtame kokku selliselt, et me otsime põhjus. Me võime leida, eks ole, 50 asja niipidi ja 50 asja naapidi, kas lahutada või mitte lahutada, minna tööle või mitte minna, kas kandideerida presidendiks või kandideeri presidendiks või midagi teha, et tõstaks rahval palka, ei tõsta. Tähendab, niikaua kui me kõigume, see on psüühiliselt kõige hullem variant. Kui sa ennem haige ei ole, siis haigeks alles jääd. Reegel on selline, et tuleb võtta vastu otsus, see otsus võib-olla ongi natukene vale antud hetkel, pärast selgub, et oli päris hea, aga otsustamatus tapab ära. Ehk nüüd hommikul ärkame üles, siis tulebki, aju hakkab tööle, siis tulebki siis hakata otsustama. Mõne asja saab ruttu selgeks, mõndat asja tuleb siis spetsialistiga konsulteerida ja siis otsustada ja teha. See oleks nüüd üks probleemide ring. Teine probleemide ring on siis, et mismoodi me siis sinna unemaailma lähme, unemati või unekati juurde. See on sama lugu, nagu kui me pilli mängime, et mis helistikus mängime. Laseme leina variandis või nii. Tähendab, millises hoiakus me sinna unele lähme, see on väga tähtis ja sellest tulenevalt me siis suudame neid juhtida või ei suuda. Ehk siit tuleb järgmine asi, et kuidas seda siis juhtida. Nüüd, kui me tuleme jälle selle ärkvelolek ja uinumine ja nõnda edasi, siis on lugu selline, et need murdepunktid enne uinumist või hommikul pärast ärkamist, et need on psühholoogiliselt kõige magusamad kohad.
kui me siis midagi sugereerime, et Jüri, oi küll oled tubli, jõuad kaugele, kui jalad kannavad, nii, nõnda edasi, siis see sisendus läheb paika ja hommikul ärkamisel sama lugu. Et selle jutu kokkuvõte, mida ma nüüd väga lühidalt oskan teha, pikemalt ei anta võimalust, nii et on nüüd selline, et oleks vaja teha siis nagu öeldakse see, mis võtmes hakkama tegema, ehk tuleks teha nagu mingisugune rituaal. Usklik palub, eks selle, nii nagu Panso ütles, kallis Jumal, kui sul vähegi aega on, aita üles leida need kalossid, mis ma jokis peaga ära kaotasin ja kui sul veel aega üle jääb, aita siis ka, et tütar mehele saaks. See on nüüd üks variant. Teine variant on, et kui ma usklik ei ole, siis tuleb see rituaal ise välja mõelda. Mõtlesin päeva, mõtlesin 2, Seevaldis on päevad pikad, läks 10 aastat mööda ja välja mõtlesin, ütle ohohoo, nii. Ja mõtlesin selle välja ja lugu on nüüd selline, et koolis meil õpetati ühte teadust ja teist teadust ja siis õpetati ka Ivanni. Ivanni tunned või tunne? Saad kohe teada. Ivan oli nüüd selline mees, kes iga hommikul läks tööle, töökoht oli Nobeli preemia laureaat 1904. Tema oli Ivan ja läks tööle ja tööl oli temal kutsa. Liputab saba ja kõik ja puha ja tema oli siis lihatükk kaasas, andis liha ja pani siis ilitsi lambikese põlema. Lihalamp, lihalamp, lihalamp. Nii, seda me oleme kõik 5. või 8. klassis või ülikooli esimeses. Antiigipoisid ainult seda ei tea, seal olid teised tegelased. Nii, et lihalamp, lihalamp, lihalamp. Ühel hommikul Ivan ärkas üles, hakkas tööle minema, abikaasa, ütleme nimi Veera, nimi muudetud, süüa ei andnud. Ivan läks tööle, kõht oli tühi, grillis liha ära, sõi ära, pani lambi põlema, kutsal ila jooksis nagu oleks saanud liha. See on nüüd Pavlovi refleks, aga on olemas Pavlov enneti refleks. See on nüüd selline, et annad tableti, teed harjutust, tableti, teed harjutust, tableti, teed harjutust. Tabletid on kallid, annad pool tableti, harjutust, siis jätad tableti päris ära, teed harjutust ja organism reageerib nagu oleks saanud liha või nagu oleks saanud tableti. See on ilma naljata, nii ta on. Tähendab, et kui me tekitame nüüd endale sellise rituaali, kui see juba toimub, siis panete talle oma nime, aga niikaua kui ta veel ei toimi, siis on enne Pavlovi refleks. Jüri iga õhtu teeb seda, tunnistaja on seal taga olemas, aga tarjub. Mikrofon väriseb, mina ei värise. Nii, et see on üks rituaal ja teine rituaal on, kui me unest välja tuleme hommikul, siis tuleb ka sisendus panna ja siis sellesse päeva minna. Siis on, sisenduse puhul on siis selline mõte. Patsient läheb siis tohtri juurde ja küsib, et millest me alustame. Tohter ütleb, et alustage päris algusest. Ja päris algusest siis oli, patsient ütleb, päris alguses lõin ma siis taevad ja maa. Aga see oli nüüd vanaaegne, nüüd on uuem variant. Uuem variant, et küsitakse ka, et millest me alustame. Siis on nii, et praeguse teadmiste juures alustada tuleb suurest paugust. Kuulsid seda või? Suurest paugust ja suure pauguga on lugu selline, et kajab kuni tänase päevani ja see oli 13,8 miljardit aastat tagasi. Keegi rääkendas ära. Ja nüüd hommikul siis ennast seda häälestamisel tuleb teha siis selliselt, et mõtled 13,8 miljardit aastat tagasi see kosmos hakkas paljunema siia-sinna, siis tulid imetajad, et me sattusime siia maa peale ja nõnda edasi. Ja siis veel isad-emad ja siis 200 miljonit seemnerakku, et see on imede, et me üldiselt olemas oleme. See on imede, et me üldiselt olemas oleme ja kui me seda igal hommikul tunnetame, et ma olen elus, siis pead olema õnnelik ka selle halva unenäoga. Jah, see on see tänulikkuse küsimus, jah. Jah, suur tänu selle tõesti ringkäigu eest, aga kõigepealt Neeme kommenteerib. Jah, ma tahtsin kommenteerida, et kui ma nüüd õigesti aru sain, siis enne oli, alguse pool oli juttu sellest
lahendamata probleemidest, eks ole, ja nende seostest siis selle halva unega või selle öise painajaga või mingite mõtetega, mis peas ringi käivad. No ma tahtsin lihtsalt kommenteerida, et põhimõtteliselt need ennustusunenäod, ma arvan, et on mingis mõttes sedasama või see protsess on sama, eks ole, et ütleme, kui see isik, sageli need ennustusunenäod on ka, nad kas annavad nõu millekski midagi teha või siis hoiavad millestki eemale, eks ole, et midagi ei tohi teha. Ja noh, ütleme põhimõtteliselt siis, kui me ütleme, et see lahendamata olukord kajastub meil unes, tekitab neid painajaid, siis teine pool on see, et ütleme, need kuulsad, ütleme, no ma ei tea, kirjanduses olevad ennustusunenäod teevad ka seda, et inimene ärkab üles, tal on meeles mingi element sealt unenäost, siis ta tõlgendab seda ja saab nii-öelda aru, mida teha, või noh, talle nii-öelda nagu öeldakse, mida teha, siis ta teeb. Ja noh, nagu asja tuum on ikkagi see, et ta lõpuks lahendab selle olukorra, et eks ole, tal on mingid kahtlused, ma ei tea, kas minna rünnakule kusagil või mitte. Ja siis, kui on unes mingi ilmutus, siis ta teab, et nüüd on õige aeg. Lihtsalt ütleme selle lahendamata olukorra, seda saab tõlgendada ka selle ennustusunenäo võtmes. Krista? Mul on Neemele kõigepealt küsimus, kas antiikkirjandus on vihjeid kuidagi sellele, mismoodi nemad painajatega toime tulid? No, ma arvan, et neist painajatest nüüd sellises tavalises kirjanduses on suhteliselt vähe minu meelest, et see jääb rohkem sellise nõidustekstide valda, et on olemas need tõesti nagu nõidustahvlid ja nagu sellised mingid andmed selliste nõidustekstide kohta ja eks neil olid ka sellised suhteliselt tüüpilised igasugustele kultuuridele omased tüüpilised need oma mingid rituaalid või võtted, et ma ei tea, tuleb kuhugi padja alla midagi panna ja siis saab nendest, ma ei tea, sellest halvast vaimust lahti, siis on ka teine pool täiesti olemas selles mõttes, et neil olid oma tehnikad selleks, et nüüd nii-öelda esile kutsuda selliseid soovitud unenägusid või selles mõttes, et just nimelt selliseid ennustusunenägusid, et nende jaoks on ka nagu erinevates kultuurides alati mingid võtted. No kuna mina esindan nüüd siin seda niisugust, mis see siis on, meie kõik siin, tädi Maalist kuni väikese lapseni, siis meie viimane küsitlus 2018, mis oli tegelikult siis 8 kuni 19 aastaste Eesti noorte hulgas, vastas 3700 noort ja me saime teada midagi täiesti uut. No üldiselt on nii, et tavaliselt küsitakse ju noorte ja õpilaste käest, küsitakse otseses mõttes, et mis laule sa tead, mis nalju sa teed ja midagi niisugust, mis klassikaliselt on rahvaluule. Aga viimasel ajal on küsitud järjest rohkem ka neid sajanditaguseid küsimusi, et mida sa kardad, miks sa kardad või mida sa unes näed. Ja selgus, et umbes 1/3 Eesti noortest ja lastest on lapsena võib-olla kartnud seda ja teist, näiteks ükskõik Muumitrolli raamatust, Urri või igasuguseid erinevaid kirjandusteoste tegelasi või filme, aga 1/3 tegelikult on sügava hirmu üle elanud iseenda unenägude peale. Ja hästi iseloomulikud olid ka need unenägude kirjeldused, need on külluslikud selles mõttes, et sealt leiab nii kaunist filosoofiat, kunsti, ühesõnaga kõike. Aga mida ma tahan öelda, siis nendest sealt vaatas vastu ka üht-teist, sest kui nüüd neist andmetest ütleks, et 1/3 Eesti noori näeb unenägusid, mis neid hirmutavad, siis ma kujutan ette, et leidub haridustegelane või teadlane, kes ütleb, et me peame midagi ette võtma, me peame nende laste elu tegema muretumaks või veel midagi niisugust. Ühesõnaga, miskit tuleks ette võtta, uurida, katsetada ja nii edasi. Aga enamik pakub siiski ka selle,
kannatasin koledate unenägude käes mõnda aega ja mõtlesin välja, kuidas seda vältida või kuidas sellest hoiduda või mida teha. Ja see on iseenesest vägagi mõtlema panevad või õpetlikud episoodid. Näiteks väga paljud kirjeldavad, et kogu aeg on üks ja seesama korduv unenägu. Väga kole, see võib olla seotud sellega, et sa eksid võõras linnas ära, et sa lähed kooli, sind küsitakse, sa ei tea midagi, sa kukud kuhugi, ükskõik mis juhtub. Ja siis ta õpib selle korduv unenäo peale ära, kuidas sellest vabaneda. Ehk siis ta õpib tulema, nagu nemad seda nimetavad sageli, et ma tulen oma unes sellele tasandile, kus ma saan endale öelda, et seda unenägu ei kehti, võtame teise unenäo. Ja muide, see oli ka minu lapsepõlve mingisugune niisugune nipp, et ma mõtlesin välja, et kui ma näen nii kohutavaid unenägusid, et magama enam ei julge jääda, aga ma keeran enda teise külje poole, ma ei vaata seda vaipa, mille ema on pannud üles. Ja aitas. Kas see siis on võib-olla, kas seda võib siis nimetada selliseks teadlikuks nagu ärevusega toimetulemiseks või mis moodi seda nagu arst kirjeldaks siis seda mehhanismi, et ütled, et enam ei näe seda hirmunenägu? Tähendab see tase, et kui me suudame juba ühte-teist asja muuta, enne seda ka mõelda ja tegutseda, et mismoodi seda muuta, selline variant on väga hea, kui ta töötab, aga selleks, et seda suuta, on vaja teha harjutusi ja inimese kõige suurem viga ongi see, et ta läheb tohtri juurde ja ütleb, tee mind terveks. Ma maksan haigekassa maksu, tee mind terveks. Miks ma homme terve ei ole? Ja suhtumine on umbes selline, nagu Pekka oli alkoholipoiss ja siis Maria tõi ta arsti juurde ja siis andsime rohtu ja Pekka, kes ennem oli 2 kuud pidevalt joonud, nii et selget päeva ei näinud. Esimene küsimus oli, kas see rohi mu tervisele kahjulik ka on? Nii. Nüüd meil on sama lugu nende uneasjadega, kui me piirdume ainult selle rohelise või kollase tabletiga, siis me hakkama ei saa. Aga need lahendid ja need rituaalid, veel raamatud ja nii edasi, igal ühel on lemmikraamat ja see biblioteraapia ehk lemmikraamatu lugemine, see on nagu punamütsike ja kuidas see lugu edasi läks ja ta laseb täht-tähelt just, et ta teab. Kui selle läbitöötamise toimib nagu rituaal ja aitab. Nüüd, kui veel nende unenägude juurde korra tugeda, siis antiigimeest teab hästi. Lugu oli siis selline, et kui Maria oli käima peal, siis Jumal unes ütles talle, et võta ta siis enda juurde ja toimeta nii, nagu vaja on. Siis tulid need idamaade targad, Herodes hakkas siis neid väikseid mahad lööma ja oleks need idamaade targad ka maha löönud. Siis Jumal siis nendele andis unes teada, et minge siit ruttu minema. Siis unes tuli informatsioon, et võta oma laps ja naine ja mine Egiptimaale, muidu lüüaksid maha. Ehk teiste sõnadega nõnda edasi, prohvetitest rääkimata, kust maalt oli ta siis esimese hooga, et ta on haiguslik, et ta on mingisugune psüühiline viga, aga kui ta on juhitav, siis ta on prohvetlik ja nii. Nüüd, kui me tuleme veel nende asjade juurde, prohvetlikud asjad ja nende suurusluulud ja muud luulud, siis siiani me oleme pidanud seda haiguseks ja teatud juhtudel ta haigus ongi. Minu kõige suurem proov või see soov on see, et töötada välja meetod, kuidas teha seda suurusluulu. Sind ja sind ka, sa juba oled peaaegu suur, habe kasvab. Nii, et siin neid probleeme on palju. Lemmikraamatust, et igal ühel on lemmikraamatud ja viimasel ajal tulevad palju, kus siis Mees 1 ja Asman, väga vägev vend, mõnus, kes ei ole lugege, et ta annab printsiibi, kuidas üldse probleeme lahendada, kuidas asju mõtestada. Jan Asman või kellest praegu? Jan, ja Mooses, egiptlane Mooses. Aga nii, igal raamatus on oma tera. Ja luule on kontsentraat, sealt saab. Antiik on koolis natukene õpetati, vähe õpetati, aga nüüd on, ma ei tea miks. Antiik on palju tarkust täis. Näiteks me räägime palju õnnest, et iga inimene on sündinud siia maailma selleks, et olla õnnelik. Nikomachose eetika
antiigist, toimib tänase päevani, iga rida on kulda väärt, iga rida on kulda väärt. Nii et samuti need unenägude asjad ja unenägude diagnoose on olemas, et albuni, heauni, uinumise raskused, ärkamise raskused, põhimõtteliselt on nad siis funktsionaalsed, seal on nagu neid kaasavaid tegureid piiratumalt ja siis on orgaanilised unehäired ja need on juba siis kaunis rasked. Unehäired on 101%, 101 sellepärast, et kellel täna ei ole, homme tuleb, ärge muretsege. Eks ikka igaüks on oma elus ilmselt kogenud neid hetki, aga võib-olla ma teen sellise väikse nagu, võib-olla tuleme tagasi nende suurushullustuse küsimuste juurde, aga ma tahtsin teha nagu sellise väikse pöörde ja pöörduda tagasi selle juurde, mida Krista, sina alguses siin avaldasid, et oled pidanud unenäopäevikut, mis oli 15 aastat, eks, et see oli ikkagi muljetavaldav aeg ja võib-olla natukene vastavalt sellele, kuidas sa tunned ja soovid, aga et mis selline aeg oma unenägusid kirja panna, et mis see on sulle andnud või mida sa nägid selle aja jooksul, mis muutusi või kuidagi natukene räägi sellest? Ja esiteks andis see teadmise, et teatud sorti unenäod tulevad kogu aeg tagasi. Et ma sain aru, et ma tegelen sisimas kogu aeg mingite samade probleemideks, andis mulle selle teadmise, et ma pean veel millegagi tõsisemalt tegelema, sest muidu see unenägu, ebameeldiv unenägu tuleb minu juurde jälle tagasi. Et see andis mulle väga hea, esiteks, nagu ma ütlesin, on see loomevahend olnud. Teiseks on see väga hea eneseanalüüsi vahend ka, sest et kui niipea kui teadvustad, et tegelikult mingisuguse probleem unenäo taga on sinu eneses mingisugune rahulolematus, mingi ebamäärusus, otsustamatus, mis iganes. Et kui sa seda ära ei lahenda, siis sa saad seda nii kaua, kuni sa ei ole tegelenud sellega. Aga mida see mulle veel andis oli, ma hakkasin aru saama, et sellest oma unenägude kujundi keelest. Ja ma võtsin selle üle, ma hakkasin seda kasutama siis oma luules. Ja see kujundi keel on selline, ma ei saa väita, et seda pole keegi teine kunagi varem kasutanud, ma ei saa öelda, et ma olen leiutaja või midagi sellist, aga sest et mõtleme sürrealistide peale, siis nad kasutasid ka suhteliselt sarnaseid meetodeid, eks ole, teadvuse vool ja unenägudest laenasid väga palju. Et see, mis unenägudest tuleb, on väga ootamatud kujundikeel, väga ootamatud seosed, teised assotsiatsioonid tekivad. Sellepärast, et see vaim on mingis mõttes kammitsetud unenäos teistmoodi kui ärkvelolekul, samas ka tegelikult teistmoodi vaba. Et sul on tähele pannud seda, et unenägudes sul on mingisugused piirangud, et sa ikkagi väga vabalt ei mõtle. Kas sa oled ehmatanud iseennast ka oma unenägudes? Jaa, sellepärast, et nagu unenäos mulle näiteks ma olengi tajunud mingit piiratust, et just nagu oledki mingi loo sees, et sul on nagu mingi karakter ette kujutud, et sa saad aru, et sul on mingid silmaklapid lihtsalt. Ärkad üles ja mõtled tükk aega, miks ma ei teinud seda, teist ja kolmandat, eks ole, sest et tegelikult ma oskan seda probleemi lahendada, aga unenäos on täielikult silmaklapid. Ja siis teine, mis sealt tuli, on ikkagi mingisugune oskus, unenägude vaatamise oskus, enese taju on kasvanud selle kõige pealt ja siis ka oskus viia ennast selle mingi unenäo seisundisse, siseneda sellesse teadlikku unenäkku ja seal hakata ise midagi muutma. Et see on väga huvitav, sellepärast, et saab minna magama selle ülesandega ise endale, et ma tahan näha und sellest teemast või minna sinna unenäkku tagasi, mis mul pooleli jäi. Aga mis oli väga huvitav, ma tahan näha, mis sealt edasi areneb või ma tahan seda kuidagi lahendada teistmoodi. Et see on tegelikult ei ole väga kerge saavutada, aga see on nagu enese häälestuse küsimus, see on võimalik. Ma olen seda teinud suhteliselt palju ja siis teine küsimus on see, et kuidas sealt välja tuled pärast ärgates, nii et sul kõik meeles on. Ka see nõuab eelhäälestamist, kui sa tahad tõsiselt nagu sellega tegeleda, et sa dokumenteeridki oma unenägusid ükskõik mil viisil, kas sa kirjutad selle lihtsalt päevikormis või luuletusel, ükskõik, aga kuidas see meelde jätta, et see tegelikult nõuab ka eelhäälestamist. Nii et ma olen elus olnud
väga palju pettunud sellega, et ma nagu enda meelest olen kõik õigesti teinud, ärkad üles, kõik läinud. Et järelikult midagi ma ei teinud päris õigesti, kas häälestus oli vale või midagi seal oli. Et selle teadmise on see unenäopäeviku pidamine andnud, sest me ei ole üles kirjutanud ainult seda unenäo sisu, vaid ka seda, et unenäo erinevaid etappe, kuidas need motiivid muutuvad unenäo keskel. Mul on miskipärast ukse motiiv. Mul luules on ka seda, et unenäo uks, eks ole, et see tuleb otseselt unenägudest, et ma avan ukse ja astun järgmist unenäkku. Et jah, see on see, mis ma olen selle 15-aastase päeviku pidamisega saanud. Aitäh, aga enne kui ma lasen teise, võib-olla ma näen, et Neemega noogutab väga mitmel puhul ja sa alguses kandsid mõista, et sa oleksid valmis ka rääkima võib-olla ka isiklikumal plaanil unenägude teemal, et kas see, mis Krista kirjeldab, on sulle tuttav, su oma kogemused unenägijana? Jah, tähendab ühesõnaga võib-olla siis ka isiklikust plaanist rääkida, et mind kindlasti kõnetas see isiklik sümboolika või et sa õppisid tundma, eks ole, omaenda unenägude keelt põhimõtteliselt ja hakkasid sellest nagu aru saama teadlikult mingis mõttes. Mina ei ole nagu sellist põhjalikku tööd teinud, selles mõttes, et ma ei ole oma unenägusid pikalt üles kirjutanud ega analüüsinud, aga et mida ma nende unenägudega põhimõtteliselt teen, on see, et aeg-ajalt, kui on mingi selgelt meeles olev unenägu, mis kuidagi tundub väga oluline, siis ma üritan nagu umbes kohe pärast ärkamist luua peas mingid assotsiatsioonid, et kui mul on seal unes, nägin mingit kas või seda ust, millest sa räägid või mingit treppi või ükskõik mida, eks ole, et siis ma üritan välja selgitada, millele ma esimesena mõtlen, kui ma seda ette kujutan, et mis lisa, millega see mul seostub nii-öelda. Ja siis sealt edasi, eks ole, juba kui ma kuidagi need sümbolitele sellise oma isiklike teadlike mõtete seoset loon nende sümbolitega, siis ma saan edasi mõelda juba seda, eks ole, et mis seal toimus, et kas ma umbes läksin sealt trepist üles või kukkusin trepist alla hoopis, et eks ole, siis ma saan juba hakata mõtlema, et kui see sümbol seostub mul selle nii-öelda teadliku või ärkveloleku mõttega, et siis mida see nii-öelda võiks mulle tähendada või mida öelda. Tahaks mõlema käest tegelikult küsida. Mina ise olen õppinud ära selle, et sul tuleb geniaalne lahendus, mõte, luulerida, ärka kohe üles, kirjuta kohe üles, sest hommikuks võib sellest olla järele jäänud mälestus. Kas te seda... Jaa, see ongi see ülesärkamise küsimus, et sa tead õiges unefaasis tegelikult üles ärkama, sellepärast vales faasis ärkad, sul ei ole meeles. Ja muidugi see õiges unefaasis üles ärkamine võib tähendada tegelikult seda, et kui sa sellega tõsiselt tegeled, et see uni ongi katkendlik, sa ärkad kogu aeg selle õiges faasis üles, kirjutad järgmise unenäo üles. Öö jooksul 4-5 unenägu võib näha niimoodi. Aga lõpuks sa oled ikka väsinud, sest ta ei ole korrakult välja maganud. Aga ma tahan jõuda selleni oma jutuga praegu, et jah, ma kirjutan üles. Ja ma olen kirjutanud ka unenäos luuletuse ja siis ärgates pool ärkel kirjutan selle rida realt, nii nagu ta mul seal unenäos silmes oli, kirjutasin kõik üles. Tegin seal pärast ainult paar parandust kuskil komaviga ja midagi sellist, et ja see on ilmunud ka nii, et aga unenägude keele või unenägude sümboolika kohta tahtsin veel öelda seda, et tänu sellele 15-aastasele enese uurimisele või selle unenägude uurimisele, et mul on see nii-öelda see unenägude keel niivõrd käes, et ma suudan kirjutada ka täiesti argisest sündmusest sellise luuletuse, nagu oleks see olnud unenägu, et ma olen seda testinud vahel publiku peal, et väga ega ei ole väga hästi tegelikult aru saada, et kas see on olnud unenägu või mitte. Et see 15 aastat on mul olnud väga hea õppimise aeg, aga ma tahtsin küsida Neeme käest. Sa ju kirjutad ka, et kas sa mu unenägudest novelle kirjutad? Ahaa, hea küsimus, ja. Mis ma mõtlen?
kas seal on midagi unenägudest olnud? Ja ma arvan, et jaa, põhimõtteliselt küll. Aga ma tahtsin selle unenäo keele kohta öelda, et mind vist ennast nagu painab tegelikult see küsimus, et eks ole, me räägime unenägude puhul sümbolitest, märkidest nii-öelda ja üldiselt traditsiooniliselt meie jaoks need märgid on nii-öelda kokkuleppelised, eks ole, et meil on nagu ma ei tea, et kui me sõbraga kokku lepime, et vot selline märk tähendab seda, et siis on sellel märgil tähendus, aga et nagu muidu see märk nagu otseselt ise väga selgelt enamasti ei viita sellele, mida ta nii-öelda tähistab. Aga et siis nagu ongi küsimus, et kellega me nagu unenäo puhul, nende sümbolite puhul oleme kokku leppinud või see pigem meenutab, eks ole, nii-öelda võõra keele õppimist selles mõttes, et me saamegi rääkida unenägude keelest. Jällegi, et ütleme, mingi muu rahvas on oma vahel kokku leppinud või välja kujunenud, eks ole, et see sõna või see sümbol tähendab seda ja meie siis saame nii-öelda kõrvalt selle selgeks õppida ja ka nagu vallata seda keelt. Aga et siis jällegi, et kes see muu rahvas on meil seal unenägudes, kes selle keele nii-öelda on loonud või kellel see keel on kujunenud? Üks selline küsimus vahepeale, et unenäopäevikute pidamine Eestis ei ole midagi erakordset, vaid seda päris paljud on pidanud ja peavad tänase päevani. Aga alati on küsimus, et kas sa unenäos räägid kellegagi või keegi räägib sulle midagi, kas sa kuuled oma näiteks ütleme luuletust ja mis keeles sa seda kuuled, mis keeles sa räägid näiteks. Ma hea meelega räägin teile paar katket sellest, kuidas üks Lõuna-Eesti mees kirjutas oma unenägusid üles ja tema sattus sõja ajal, päris sõja alguses sattus väga mitmel korral Hitleriga juttu puhuma. Neil olid mitmed jutud, aeg-ajalt Hitler rääkis oma pead, aga aeg-ajalt ta küsis mehe käest nõu ja mees andis talle nõu ja siis läks aeg edasi, ta rääkis ka Staliniga natuke. Mis keeles nad rääkisid? See on tegelikult väga huvitav küsimus, sellepärast, et kui mina mõtlen oma unenägudele, siis meid on painanud see sama küsimus. Näiteks mul on üks unenägu, mida ma olen mitu korda näinud. Seal on üks tegelane, kes on vene noormees ja ma suhtlen temaga. Tegelikult minu vene keel on väga roostes. Ja ma räägin temaga selliseid asju, mida ma päriselt ärkvel olles ei suuda vene keeles väljendada. Ja mis tõttu, eks ole, on lihtne loogiline järeldus siit, et keelel unenäos tegelikult ei ole niisugust tähendust, see on sinu enese peegeldus, eks ole. Ja sa võid seal unenäos rääkida ükskõik, mis keeles sa räägid ikka iseendaga tegelikult. Ja siis sa võid vastu hoiata loomulikult, aga see on minu arvamus lihtsalt, et minu jaoks see vestlused unenäos ei olegi midagi keerulist, et põhiline on meeldejätmine. Ma olen näiteks Aare Pilvega väga palju unenäos kirjandusest ja kirjandusteostest rääkinud ja me oleme järgmisel päeval kokku saanud ja tõepoolest ka rääkinud ja siis peaaegu samadel teemadel ja siis et see on minu jaoks kõik väga tore, aga ma ei tea, miskipärast ma just unes räägin Aare Pilvega kirjandused korduvalt, aga kui ma tahtsin jõuda seda, et minu puhul võib-olla keel on palju loomulikum väljendusvahend kui muusika. Ma olen unenäos olnud muusika tegemisega hädas tegelikult, tahaks, aga ei oska. Päris elus ka muidugi ei oska, aga ma unenäos seda võimet mul ei ole, et ma oleks seal kõik võimas. Vist siin unenäo puhul siis kehtib äkki see vana tõdemus, et nii nagu me saame rääkida Jumalaga või Jumal räägib meiega oma keeles, jah. Ja see on meie ühine keel tegelikult. See ei pea olema ei eesti keel, saksa keel, mitte ükski keel. Me lihtsalt saame sellest aru. Ja kui nüüd tagasi tulla selle toreda Võrumaa vanamehe juurde, siis minu enda jaoks oli eriti huvitav oli see lugu, kui ükskord nad jällegi Hitler ilmus kuskilt tema unenäkku. Nad olid väga huvitavas kohas, see on selline ruum, mille kohta ei saa öelda, et see on olemas kindlasti, see ei ole Võrumaa talutare, see ei ole Saksamaa linn, aga see on üks huvitav ruum ja Hitler oli sügavas mures.
ja mees kirjutab oma unenäo päevikus niimoodi, et ja jälle olid tal need sõjaväe saapad jalas. Siuke loll komme on neil valitsejatel kirsadega ringi käia. Ja siis see Hitler, ta ei tahtnud minuga rääkida, vaid ta rääkis kogu aeg oma muredest, et lahingutega läheb halvasti, Itaaliaga on eriti halvasti. Ja mis seal loota on, see Mussolini, see loll on ju kõigest ajakirjanik. Ja noh, et ma pean ütlema, et kui ma lugesin seda kohta sellest Võrumaa mehe päevikust, siis ma mõtlesin, et toho tonti, et vaatan õige ajalooraamatust järgi, et kes see Mussolini oligi ajakirjanik tegelikult. Noh, oma algharidus, et kuidagi ma olin selle jätnud ajalootunnis lasknud kõrvade vahelt täiesti läbi. Et selles mõttes need ajad ja ruumid on põnevad. Et on nagu eetilised küsimused. Päevik on selline asi, mida siis kõigi unehäirete puhul kõik tohtrid ütlevad, et seda on vaja täita. Päevikut täites me saame oma mõtteid korrigeerida ja sealt teha siis väiksed järeldused, mis on esiplaanil, mis on tagaplaanil ja siis see kõige olulisem kirja panna. Päevikut täidavad sportlased, päevikut täidavad näitlejad, päevikut täidavad ka need patsiendid, kes tahavad terveks saada pärast neid soovitusi, mis siis tohter annab. Nii, aastaid on palju mööda läinud ja tarkusi on juurde tulnud. Nüüd kerkib küsimus, mis tarkus see on. See on selline tarkus, et osa informatsiooni, mida me kirja paneme, mõjub väga hästi ja osa informatsiooni, mida me kirja paneme suures lootuses, võib mõned vanad haavad lahti tõmmata. Ehk järeldus on selline, et tuleb teha siis positiivse pihtimise päevikut. Positiivse pihtimise päevikut. Kogu nende unenägudes või siis muid asju tehes, päev on pikk, võt see asi läks hästi, see läks päris hästi, selle eest isegi vaadati mulle sõbralikult otsa ja see tagumine osa, mis ma seal välja jätan, selle siis nagu pihime ära ja mure läinud. See on siis päeviku pidamisest on ka oluline, kuidas me seda peame. Kas see on unepäevik või nii-öelda ilm? Positiivse pihtimise päevik. Kui me räägime unenägudest, siis sama lugu. See negatiivne, küll ta tuleb kuskil mingi sümboliga välja ja küll seda ära kasutad, et tekiks see impulside vahe, mis ta nüüd Jung ütleb, et tänu sellele potentsiaalide vahe, et tänu sellele psüühiline tegevus toimub. Nii et üks tarkus on siis positiivse pihtimise päevik, aga on olemas ka teine tarkus. Ütle ohoho. Teine tarkus on siis selline, et siin usu puhul on lemmiklõik on mulle siis Jaakobuse kiri. Olge lausa rõõmsad, nu vennad, kui te satute mitmesugustesse kiusatustesse ja teadke, et teie usu katsumine saadab kannatlikkust, ent kannatlikkus omagu täiuslikku tegu, et te oleksite täiuslikud, laitmatud ja teil ei oleks mitte mingisugust puudust. Seda lugu ma seedisin 15 aastat, mõtlesin, sellele Jaakobusel oleks vaja glistiiri teha, Jaakobusel oleks vaja elekterkrampravi teha, Jaakobusel oleks vaja seda teha, ajab nii, olge lausa rõõmsad, kui mingi pahandus kuskilt tuleb. Aga see on niivõrd tähtis asi ja see tähtis asi tuleb teadvuse selliselt, ma pean olema õnnelik, et ma sain teada, et mul on unehäire ja domineerib see. Ma sain teada, et mul vasak jalg valutab, aga parem ei valuta. Vasaku jala puhul ma saan tegutsema hakata. Ehk antiigist kuni tänase päevani kirjandusest ja siit ja sealt ja tarkade meestega vesteldes saate neid asju, mida saate rakendada. Ja igal ühel on omad lemmikasjad. Ühel on luuletus, ühel on lemmikraamat. Biblioteraapia on väga tähtis. Ja veel see astma on super. Mõjub on. Mõjub, väga hea. Kinnitan. Ja. Mul olekski nüüd selline väike nagu pausi hetk, et võib-olla on publikus küsimusi siin nii-öelda poodiumil istujatele. Kas on keegi julge, kes soovib küsimust esitada praegu? Sügav uni tuleb juba peale, aga ma isegi ei tea, kus meil on see mikrofon kuskil olemas muidu, aga no kui praegu kätemerd ei teki, siis tuleme tagasi siia. Mina mõtlen natukene ikkagi selle üle, et lepitakse mingid sümbolid kokku.
et kui ma vaatan sellist klassikalist unenägude väljaannet, siis ausalt öeldes need on väga vähe muutunud. Ma mõtlen seda, et hobune tähendab niisugust asja, kündmine tähendab haigust ja halba, maja tähendab häda ja õnnetust ja nii edasi. Ühesõnaga selliseid ennustavaid halbu sümboleid on vanast allistajast peale juba Sumeri esimesed need unenäo tahvlikesed, need jagavad unenäod headeks ja halbadeks ja üks osa sümboleid on neid, mis kehtivad tänase päevani. Nüüd see, mida ma enne tahtsin koolipärimuse kohta öelda, et tegelikult me oleme kaotanud vanade sümbolitega sideme, neid teatakse oluliselt vähem. Ja sageli see tekitab ka vaidlused. No ma võin öelda, et klassikaliselt, kui vanasti keegi tuli vastu, kes oli surnud, siis see tähendas ainult tormi, vihma, lumesadu, eks ole. Praegusel ajal, kui sa seda ütled, inimesed saavad hirmus pahaseks ja ütled, sellel peab olema suurem, sügavam tähendus ja nii edasi. Et võib-olla iseloomulik on just praegu see, seda me näeme nende unenägude kirjelduste pealt, nad on fantaasiaküllasemad, nad on väga mitmekihilised ja seal mõnikord ei olegi mitte selgeid sümboleid, vaid mingi lause või mingi argument, mille üle hakatakse vaidlema. Et ma ei tea, kas te olete nõus, seda näitas meie see päris noorte inimeste kogu. Vot seda ei oska ma selle vastata, kas näiteks ma 15 aastat tagasi nägin lihtsamaid unenägusid, ausõna ei oska, sest mulle tundub, et mul on kogu aeg olnud sellised huvitavad ja värvilised unenäod. Juba lapsena, ma mäletan lapsepõlvest unenägusid ka. Ma ei oska sulle öelda, kuigi ma olen nõus sellega, et tänased ikkagi see, mis meid kõvasti mõjutab, on meid ümbritsev kultuur. Ja küllap see on ka meie mõtlemist ja ettekujutust väga palju mõjutanud, et selles mõttes ei ole ju midagi imestada, kui ka lastel unenäod on palju värvilisemad, hoogsamad ja nii edasi, et küllap nad seda kõike on kusagilt näinud ja õppinud, aga et ma mõtlen seda praegu siin, et see unenäo sümboolika, nagu sa ütlesid, unenäo seletajad või mis iganes, et puudub ettekujutus, kui palju tänapäeval unenägude seletajaid loetakse. Tõesti, kas sa oled ise vaadanud? Ma olen vaadanud ja täiesti arusaamatusega, et ma ei saa aru, et millest need sümbolid räägivad, sellepärast, et unenäod on minu jaoks olnud alati sellised, mida ainult mina ise saan õieti seletada, sest need tähendused on ju minu enese jaoks, need tulevad minu enese seest, võib-olla ma olen enesekeskne, ma ei tea, aga tegelikult sellel on mingi sümbolväärtus minu enese jaoks, mis unes toimub. Et on mingid universaalsed asju, et mingid välised mõjutajad, eks ole, kõik teevad need näiteid või toredaid pilte sellest, kuidas kass näub ja siis magaja samal näeb, kui lõvi mõirgab ja umbes selles stiilis, eks ole. Et see juhtub meie kõigiga, aga no ütleme nii, et minu sõprade seas on väga hästi teada minu unenäo huvi ja siis nad kipuvad mulle ka unenägusid rääkima, iseenda unenägusid. Ja siis ma olen tähele pannud, et kõik seletavad oma unenägusid täiesti erinevalt. Samad unenäo motiivid, aga täiesti erinev tõlgendus. Ja nad kõik on täiesti veendunud, et see on ainuõige. Mõni viitab lausa mõnele unenäo seletajale või et aga folklooris on nii. Ja või mõni ütleb ausalt, aga meie perepärimus ütleb nii, et võt, kui näed unest niimoodi, siis läheb nii. Ma võin ka öelda, minu suguvõsa pärimus on selline, et kui sa näed unes surnud, siis läheb midagi väga halvasti. Sa ei tohi talle vastata, sa ei tohi temaga kaasa minna veel hulle midagi, vastu võtta või kaasa minna, et see tähendab sinu enese surma, haigust või mis iganes või et see ennustab midagi halba. Nagu Mare siin ütles, tegelikult ennustab see tormi, vihma ja mida iganes hoopis teistmoodi. Et minus on lihtsalt ajaga kasvanud veendumus, et tegelikult, et kui meil see mingisugune üldine kultuuriline taust kaob ära, et kui see pärimus ei ole enam meie jaoks nii enesest mõistetav, kui ta vanasti oli, siis me hakkamegi igaüks äkki ise tõlgendama. Ja siis millele keegi toetub. Kas siis unenäo tõlgendajad on muutunud nagu aegunuks mingis mõttes või oleks vaja teistsuguseid tõlgendusi? Saage aru kindlasti, ma just lugesin suurt vaidlust selle üle, kuidas Fromm püüab selgeks teha, milles kõik Freud eksis. Ja Frommi seisukoht
oli kindlasti palju väiklasem. See oli see, et Freud katsub kõigest teha niisugused kuivatatud lilled ja serveerib meile ainult kuivatatud lilli tegeliku elu ja tegelike unenägude asemel. Ja tegelikult ega Fromm midagi muud ei teinud, tema lõikus täpselt samal kombel kuivatatud lillekesi lõikus lihtsalt ja püüdis seletada, et unenäod näevad hoopis nii välja. Et kindlasti kultuurikesksed ja võib-olla on ka see, eks ole, et paljusid tänapäeva nähtusi me ju ei uuri, ütleme, et see 2018 unenäod, et see äkki ongi suur võti sellesse, et kuidas ja mida tõlgendada. Ja kahtlemata üks punkt ja üks kokkuvõte on see, et tõepoolest kunagi ei tee liiga ka positiivsete rituaalide õpetamine. Ükskõik, kas see on siis raamat ja lugemine, kirjutamine, aga rituaali tegemine kindlasti ülitähtis ja mu meelest ikkagi tuleb tunnistada seda, et igaüks rituaali ise välja mõelda ei suuda või ei julgeda tuleb igal juhul, aga kui ei suuda, siis kindlasti peab olema vahendajaid, kes aitab rituaalidega, kultuurioskaja aitab kaasa või seletaja, eks ole. Aga on veel üks küsimus, mida teadlased arutasid sel ajal, kui ma olin üliõpilane ja see oli see, et noored inimesed näevad teistsuguseid unenägusid kui vanad inimesed. Ma räägin kohe ühe oma kogemusunena. Ma teismelisena noorena lendasin väga vabalt ja väga palju unenägudes. Selle kohta jällegi teadlased ütlevad, et neiud lendavad unes rohkem kui noormehed. Ma ei oska, see oli omal ajal oli selline tõestus olemas, praegu ma ei oska midagi öelda selle kohta. Aga paari aasta eest sattusin ma üle tüki aja ise unes lendama. Vastik lugu. Saate aru, mulle ei tulnud nooruses, mulle ei tulnud mitte kordagi ei tulnud sellist mõtet, et ma ei oska lennata, see ei ole võimalik. Ja selle põhjal, millega ma tavaliselt tegelen, võiks öelda, et mis siis keelab, leviteerid natuke ja lendadki, eks ole, või lendad vaimus. Ja saate aru, kui vastik on see, et sa oled jõudnud nii vanaks saada, et sa targutad unenäos iseendaga ja räägid endale, argumenteerid. Ma katsun endale vastu vaielda ja öelda, et aga äkki sa ikka oskad lennata, et ei maksa võtta nii kitsarinnalist seisukohta. No ühesõnaga usute või ei, ma igal juhul maandusin väga ränga matsuga ja ma olin hommikul väga üllatunud, et siniseid plekke järel ei ole. Nii et tegelikult peaks nüüd Jüri käest vist küsima, et kas siis muutuvad tegelikult. Ma ei tea, mis teadus praegu ütleb. Ajus toimub, kui unenäos inimene kukub või midagi teeb, et kas tegelikult, ma ei tea, kas seda on uuritud, et kas siis on uuritud ju tegelikult, mis inimese ajus toimub, kuidas see impulss, eks ole, siin on nüüd, kui ta vaatab filmi või midagi muud, et kui ta midagi mõtleb, et kas unenäo on uuritud, kas unenäos on see aju sama aktiivne või millised ajuosad aktiivsed siis on, et. No ta kukub ka ilma uurimata. Nüüd lugu on selline, et see asi on nii keeruline, et seda täpselt uuringud ei tea. Aga selle vanuse ja nooruse kohta on siis selline mõte, kui ma olin 13-aastane, see oli mitu päeva tagasi, seevaldisin päevad pikad, siis naabripoisil oli vend, ta ise oli ka 13-aastane, vend oli 24 ja siis mõtlesin, kui vana võib üks inimene olla. Nii. Nüüd haiglas olles on siis 2 papulkat käivad mööda siis, mis see papulka tähendab, ma ei tea, aga 2 papulkat käivad mööda koridoori ja siis üks küsib teise käest idamaade keeles, et kui vana sina oled. Ja siis nad lähevad kindlal sammul edasi, üks aitab teist ja see vastab siis, et 84. Siis lähevad veel 2 sammu edasi ja siis küsivad, aga mitu aastat sinul ka turjal on, ka idamaade keeles küsis. Ja see siis läheb 83 vastab ja siis see esimene ütleb, iskak maladaja. Tähendab, kõik on suhteline, see moment, relatiivsuse komponent tuleb ka alati meeles pidada. Aga nüüd on selle targa jutuga tuli siin välja see asi, et asjal on mitu tasapinda ja mitu kultuuriline, religioosne, antiikne, kaasaegne, noored, vanad ja nõnda edasi. Asja tuleb näha tervikuna. Budal oli siis 8-astmeline tee, nii. Esikohal oli eetika, Maslow sai seal 5 astmega hakkama, minul on 9 aastat ja pika jutu mõte on selline, et on olemas siis sotsiaalne tasand,
millega ka siis peab tegelema, et nendest unehäiretest ja nendest probleemidest lahti saada. On olemas siis somaatiline ehk kehaline tasand, millega tuleb tegeleda, et seda mõjutada. Siis on olemas psüühiline tasand, emotsionaalne tasand ja siis on eetiline tasand. Nii kaua kui meie eetilisel tasandil seda klaviatuuri või seda skeemi ei muuda, hoiakuid ei muuda, põhiväärtusi ei muuda, siis varsti kõik on jälle nii nagu ennegi. Võtad sa kollast tabletti või sinist tabletti, näost oled sinine, aga eetika puudub, kõik on ikka vanaviisi. Nii et kõik need killud, seemned, tarkused, erad, kõik on vajalikud ja reegel on selline, iga tera tervise sinna vaekausile on vajalik ja on kasulik. Ja siin psüühiliselt tehakse nüüd järgmine eksitav viga. Mõni mõtleb, et kui nüüd tohter annab mingisuguse soovituse, et see peab olema nagu kahepuudane pomm ja võt siis, kui sa sellega paned klahvi peale jott, et võt siis saab paranduse. Aga klaviatuuri peale me vajutame õrnalt klõpsti ja toimib. Nii et ei ole vaja kahepuudast, vaid on vaja õrnalt anda see tervisetera õige selle poole peale. Ja õigesti me saame neid valida ja õigesti saame anda siis, kui meil on eetiline tasand olemas. Kõigi oma kultuuride ja ajalooga ja Asman küll mul meeldib. Läheme lugemise juurde tagasi. Täpselt. Aga anname sõna Neemele vahepeal. Jah, et ma tahtsin ka kommenteerida natukene seda aegunud unenäo seletajate teemat, et kas tõesti on need kunagised sümbolid nii-öelda kaotanud oma kehtivuse. Et ma arvan, et nii ja naa või nagu selles mõttes, et eks ole, ma arvan, et see sõltub sellest, ütleme siis, kui palju me keskendume ja kui palju me opereerime mingite etteantud kultuuriliste seostega, et kui palju me hindame, et me oleme nii-öelda, eks ole, etteantud kultuuriliste seostega, koosneme etteantud kultuurilistest seostest ja kui palju me oleme nii-öelda originaalselt ise nagu, selge on see, et eks ole, me tohutu osa meie mõtlemisest koosneb, eks ole, seostest, mida me oleme õppinud lihtsalt. Sünnist peale nagu õppinud, meile on nagu näidatud, et need asjad on seotud omavahel. Ma ei tea, et kui meil olen imik ja ema või isa naeratab mulle kogu aeg, siis ma naeratan vastu, eks ole, et tuleb lihtsalt teha, nagu ma ei tea, miks. Aga kindel on ka see, et teatud määral me loome neid seoseid ise. Selles mõttes, et muidu ei oleks meil nii-öelda mingit loomingut ega teadust, kui me nagu uudseid seoseid päriselt ei looks. Ja ma arvan, et see sõltub siis nii-öelda ma ei tea, kultuuri kontekstist, ajajärgust, kas neid pööratakse suuremat tähelepanu nendele individuaalsetele seostele, kas on mingi originaalsus, ideaal meil. Ma arvan, et meil on praegu väga tugev originaalsus ideaal, aga varasematel perioodidel on olnud pigem nagu mingi traditsiooni järgimine või nagu ütleme, meil on mingi suur eeskuju ja siis üritame umbes samamoodi luuletada, nagu tema luuletas ja mida nagu tehniliselt paremini ja väikene originaalsus nüanss ka juurde, aga et mida nagu paremini me teeme, seda edukamad me oleme. Ja nagu selles mõttes siis ma arvan, et ütleme sellistel rohkem nagu jäljendusele toetuvatel ajajärkudel kehtisid võib-olla need vanad unenäo seletajad paremini, aga nüüd kui meie eesmärgiks on mingi originaalsus, siis võib-olla me kaotame ka need vanad seosed mingil määral ära, nagu dekonstrueerime neid vanu kultuurilisi seoseid ja selle tõttu siis peame me nüüd nii-öelda oma isiklikke unenäo sõnastikke rohkem koostama. Mina selles suhtes vaidleksin sinule vastu, et ma olen ise põrgu hädas näiteks vanasõnadega, mis on üles kirjutatud küll kuni viimase ajani, aga nende põhi on tegelikult vanas talukultuuris ja tegelikult ma tunnen olustikku nii halvasti, et mul on väga raske tõlgendada ja teine on see, et kui ma Saaremaal kohtusin Wienbergiga ja Wienberg ütles, et ta kirjutab Lüganuse muistenditest sellist varianti, et inimesed seda naudiksid, ma sain sügavalt aru, sest seal on täpselt sama.
kogu jutu sisu on see, mis võiks juhtuda minuga ka täna Tartu linnas. Aga olustik on nii kokku pressitud ja nii võõras, et inimene ei suuda seda lugeda, sest ta ei tunne mitte midagi ära. Ta tunneb ära kuradi ja see on kõik. Aga tegelikult selleks, et asja nautida, seal peaks olema veel natuke rohkem ärritajaid või selliseid tuttavaid punkte. Olen ma mõelnud, et see ikkagi, see olustiku täielik muutumine, urbaniseerumine, et see ootaks seda, et me teame tegelikult mitte ainult seda, kes elab meil voodi all või kapis, vaid et me oskame linna mütoloogiat kas luua või tõlgendada ja võib-olla ka linnainimese unenägudest paremini aru saada. See on lihtsalt selline hüpotees, aga ma ei tea tegelikult, kuidas see on. Ma igal juhul loen ennast vanasse Eesti talu juttu, loen ikkagi sisse nagu võõrasse kultuuri mingis suhtes. Üks lause meelde, mis on tegelikult 2 lauset. 3 last on number 2, siis jooksis väiksena mööda seda maad ja siis komistas ja kukkus. Siis läksin teda aitama või lapselaps juba, mul läheb sassi, nii. Läksin aitama, et aitan su püsti, ära aita mind, ma tahtsingi kukkuda. Nüüd on sama lugu on selline, et kui me hommikul ärkame ja nägime und, et siis tuli mingisugune informatsioon, mis annab meile midagi, mille me peame lahti selgitama enda jaoks, et mida ta minu jaoks tähendab siis igapäevaelus. Kas ta on siis kuskil organismiga seotud või keskkonnaga seotud või ja nõnda edasi. Et tähendab, et oi kui tore, et oli selline informatsioon, et midagi kuskil vajab selgitamist ja muutmist. Ja siis olgu see unenägu sellise sisuga või naasuguse sisuga, siis me läheme sealt konkreetselt edasi, ei jää põdema. Öeldaks nii, et kannata ja ei kannata. Kanda ei ole vaja, või tähendab kannatada ei ole, asi on vaja välja kanda. Nii et niikaua kui me tegudeni ei jõua või enne seda on veel otsustuseni jõua, niikaua asi kukub kõik kokku. Nii et rooliratas on meie käes. Ehk psühhiaatris kõik kokkuvõttes on kaks asja. Kas meie juhime mõtteid või mõte juhib mind? Kas meie juhime emotsioone või emotsioon juhib mind? Kas meie juhime unenägusid või unenägu juhib mind? Selles ongi kogu küsimus, kas oled kiiksuga või oled super. No nii meie aeg hakkab lähenema juba ikka lõpule täiesti ähvardava kiirusega, et võib-olla tõesti ma ka nopin paar märksõna, mis siit jäävad nagu kõlama ja siis võib-olla teil on veel midagi täiendada, et selgelt jäi kõlama, eks ju see viimatigi nimetatud see sisenduse küsimus, et rituaalide küsimus, kuidas luua omale nii-öelda siis seda positiivset raami, häälestada ennast ja harjumused siis ka ja võib-olla siis ka tõesti see tänulikkuse küsimus, mis minul oli võib-olla väga hea meeldetuletus, et vahel, kui asjad kipuvad mustas toonis olema, siis see tänulikkuse ja suure pildi küsimus. Nüüd see unenäo päeviku pidamine minu jaoks ikkagi ka, ma võtan kaasa küll sellise suure, nagu, ei, ma ei saa öelda just avastusena, jah, muidugi ma teadsin, et see on võimalik, aga sellises mahus, vau. Et ja kuidas see võib ikkagi nagu toetada inimest ja unenägude selle lugemine ja oma nii-öelda keele, oma unenäo keele lugemine, et see oli võib-olla selline ka oluline märksõna ja võib-olla ma mõtlen nüüd, et mis siis ikkagi öelda nagu kaasa selles mõttes jah, võib-ollagi kõlasid juba need, et ma ei tahaks nagu hakata siin ravima neid noori, kes hirmuunenägusid näevad, et see on vist ikkagi loomulik elu osa, et tahtsingi kukkuda ka mingis mõttes, et see on vajalik. Kas on veel midagi, mis te tunnete, et veel oleks vaja nüüd veel siin välja tuua, enne kui me otsad päris kokku tõmbame? Mina tõmbaks oma poolt otsad kokku ja see oleks siis sedamoodi. Kõik patsiendid, kellega ma kokku olen puutunud ja on olnud minule suureks õpetajaks.
patsiendid andsid mulle julguse mõtelda oma peaga ja oma mõtetega ja nõnda edasi. Ennem oli nii, et lugesin, eks ole, seda tarka raamatut, Aristoteles ütles nii, ei saanud ühtegi lauset lõpetada, seal oli 3 kohast oli vaja tsiteerida, ei julgenud, et oma mõte ei maksa midagi. Tähendab, nemad andsid siis julguse mõtelda oma mõtteid. Kõik võivad mulle helistada siis ja ükskord, see oli paar aastat tagasi, Kosmose Peeter helistab 1:30 öösel. Doktor, mul on, ma ütlesin, mis sul on, mul on 5 minutit, aga mul nii palju pole aega praegu tegi. Siis ma ütlesin, et võtame nüüd kokku, et mis mure sul on? Doktor, mul on selline mure, et kui, ma ütlen rahulikult, kui küsilausest teha jutustav lause, kuhu kaob küsimus? Ma arvan, te saite siit täna vastused. Mare, kuhu me läheme, kui me magame siis? Ei, me läheme väga mitmele poole ja lisaks sellele, kuigi neuroteadlased ütlevad, et unenäod ei tähenda midagi, unenäod ei ennusta mitte midagi, ma võin öelda, et unenäod ennustavad päris mõndagi, nagu Neeme tegelikult mitmel korral viitas, vägagi palju ennustavad ja mul endal on näiteks, ma ei tea, kas rääkida, seda ma Kristale juba rääkisin tegelikult auto peal, see puudutab unenägude seletamist. Muidugi tuleb unenägudest rääkida ja kui keegi küsib, räägi julgelt. Ja kui sa oma arust tähendust tead, ära ole viisakas ja räägi ikka. Nimelt mind jäi eluks ajaks painama see, et ma olin juba sihuke teadlase hakatis ja mul oli üks hea noor sõber, tallinlane, kelle esivanemate hulgas oli tõesti teadjaid ja nõidu. Ja tal oli üks niisugune unenäomäng ühega neist. Saaremaalt pärit poiss, Tallinnas kasvanud. Õppis ajakirjandust ja tuleb ühel päeval mu juurde, ma teadsin, ta käis ja rääkis iga kord, kui ta oli selle nõiast või targast vanaisaga rääkinud ja vanaisa mängis temaga unenäos niisugust saatanlikku mängu, et ma annan sulle kõik oma asjad üle. Ja ükskord me läheme koos ja ma annan kõik sulle. Need on ühes kindlas kohas. Ja natukene enne mägimatka tuleb see poiss niimoodi särades mu juurde, ütleb, tead, tuli mu juurde öösel ja ütles, et lähme koos. Ja ma nägin unes, kuidas me läksime. Ma läksin temaga kaasa, aga ma kahjuks ärkasin üles, ma pean järgmine kord vaatama edasi. Ja see on ainukene kord elus, ma tegelikult väga hästi ei oska, ma just nimelt ei oska seda traditsioonilist keelt, aga vaat seda tähendust ma teadsin. Ja ma mõtlesin, et kuidas ma ütlen oma sõbrale, kes on mägimatka õhinas, ütlen, et kas sa tead, et sa saad surma? Sa läksid selle targaga kaasa, ta ei anna sulle midagi. Ta andis sulle selle teadmise, et ole ettevaatlik. Ja kahju küll, aga ta kukkus tõepoolest mägimatkal alla. See oli niisugune, uljas laulmine. Ma ikka ütlen, et Euroopas on palju pudimägesid, tema läks ühe pudimäe servale, laulma kukkus alla, sai surma. Ja teate, kui mage tunne on, istud seal oma teadlaskabinetis ja mõtled, et võib-olla oleks ikka tasunud teise inimese tuju ära rikkuda ja öelda talle, et ole ettevaatlik, sellel on niisugune tähendus, et sa võid hukka saada. Nii et kas või sellele, aga väga paljudele arhiivilugudele tuginedes ma ikkagi ütlen, et toredad neuroteadlased, aga tegelikult need unenäod võivad mõndagi sulle rääkida mõnikord. Ikka tasub neist rääkida. Neeme? Jah, et ma ka ütleks lõpetuseks nii palju, et põhimõtteliselt doktor Jüri Ennet ka mainis küsimust, et kas unenäod juhivad meid või meie juhime unenägusid ja eks ole, see küsimus on ka seotud nende selle unenägude läbi ennustamise või ennetega unenägudes, mis kreeklastele nagu väga tähtis oli. Siis ma tahtsin veel rääkida ühest nagu keerulisest juhtumist nagu ka Kreeka kultuuris. Nimelt siis see unenäo motiiv või jutt pärineb hoopis Kreeka retoorika teooriast, et seal on õpetus selle kohta mingite asjade
kohta, mille üle saab nii-öelda vaielda ja mille kohta mitte, eks ole, retoorika kui ütleme poolt vastu argumenteerimine. Ja siis on nagu seal on selline liigitus teemadest, no või nagu temaatikast või mille üle nagu saab vaielda ja siis on ka näited nagu sellistest olukordadest, mille üle ei saa vaielda. Ja no vot üks näide on siis, käib ka une kohta, et seda vist nimetatakse selliseks apooriaks põhimõtteliselt või väljapääsmatuks olukorraks, eks ole. Ja näiteks on siis see, et kui Aleksander näeb unes ennustust, et unenägusid ei tohi uskuda. No tüüpiline siuke valetaja paradoks, eks ole, aga et see on asi, mille nagu üle ei ole võimalik nagu arutleda poolt ega vastu nagu. Et see on siis see, millega ma võib-olla tõmbaks otsad kokku. Ja mina tõmbaksin otsad kokku ühe väikese elupildikesega kirjanike aasta koosolekult. Ja on juba kõik ametlik osa läbi, kõik aruanded on kinnitatud, vaba vorm. Ja siis jätan nimed nimetamata, sest kõik on tänini elu ja tervise juures, keegi pole halba ennustatud näinud. Aga et siis üks noorem kolleeg siis räägib vanemaga, räägitakse kirjanduselust ja siis see noorem ütleb, et küsib vanemat, et kas sa ka kirjutad nii, et enne magama jäämist ja enne ärkamist ja unejärk veel alku vahepeal ja siis vanem kolleeg ütleb talle, tead, aga see ongi ju põhiline. No nii, aga suur tänu teile, suur tänu publikule ekraanide taga, suur tänu Neeme Näripe, Krista Ojasaar, Mare Kõiva ja Jüri Ennet. No me pärast ei andnud enam ruumi selleks. Küsimusi võib esitada pärast ka veel. Aitäh!